siis hakkamegi pihta. Et mina olen siis Terje, ingliterapeut ja mina olen inglitega inimesi aidanud nüüd juba 13 aastat jutti, teinud ingliteraapiat. Ja ongi tulnud aeg, kus ma saan hakata siis ka teile õpetama seda. Käisin just ennem väljas, ostsin altarile roosid ja nüüd, kui teiegi ingliterapeudin, et hoida ennast selles ingliteraapias, siis me vahepeal vajame ka nagu maiseid abilisi, need ilusad lilled teile, meile, inglitele selle imelise päeva puhul. Ja panin kätte käevõrud, et kaitsta ennast nagu tumedate jõudude eest ja nii-öelda püsida selles ingli energias. Need on päris kulunud, sest ma panin need kogu aeg terve suvi otsa päikese kätte. Ja nendest ei ole enam seda aventuriini ja roosat kvartsi eriti järel. Aga see tiib on ja tegelikult meil on neid paar tükki seal inglipoes ka risti. Panin kaela, kui mina ka alustasin ingliteraapiat, siis ma kandsin ühte teistsugust risti, mis oli pärlitega. Ja rist ka aitab, kui sa käid rahva sees. Et milleks ma seda kohe alustan, et tegelikult kui hakkad inglitega tegelema, siis tumedatele jõududele see kohe üldse ei meeldi. Ja nad võivad takistada, võib raskeks minna, aga meie peame püsimagi siis kõrges vibratsioonis ja kogu see ime, või mis inglitega ongi, nii lihtne või see, et me peame lihtsalt tõstma oma vibratsiooni nii kõrgele, et me kuuleks ingleid. Ja vahepeal on see väga raske, kui meil on endal mingid eluraskusprobleemid, siis ongi, et siis me saame kutsuda ingleid appi, lahendada oma probleemid ära ja tõsta jälle ennast ingli energia tasemele. Aga teate, see on palju lihtsam, kui sa aitad kedagi teist. Ma olen alati öelnud ja kirjutanud, et kui on ingliteraapia päev, siis see on nii eriline. Päikegi paistab erilisemalt peale, isegi pilve tagant tuleb peale ja paistab täpselt sinna, kus ma olen. See päev on nagu sünnipäeva hommik või nagu jõuluhommik selle teisele inimesele. Kõik on palju tugevam. Vabandust, panin ukse kinni. Sest viiruki suits oli, aga minule meeldib, ma lähen nagu sellest nii-öelda aitabki selles olla, aga mu abikaasa Taavi on siin ja siis ta lihtsalt osutanud ära, et ta ei saa hingata. Siis ma tegin ukse lahti, et läheks ära, aga sinna tulid teised toredad inimesed kõndima. Et jah, ilma altarita mina ingliteraapiat ei tee. Juba see, et minna sinna vibratsioonile, minna kiiresti, olen leidnud enda jaoks siis teatud sellised võtmed, mida ma tahangi teile edasi anda. Et saab lausa nagu minnagi kuhugi mujale oma asjade juurest nii-öelda ja minna ingli energiakanalisse. Et kui ma juba selle tikuga süütan küünla, siis juba hakkab nagu nii-öelda pihta. Aga rituaal peab minul olema alati. Ja nüüd ma hakkan ka teile siia panin nimelisse sellise, kunagi olid siis suured tikud, panin siis väiksed tikud. Need on minuga juba olnud nii kaua. Panen siis siin on 2, et alati oleks varu ja panen küünla põlema. Et selline, näed siin tegid tarot, siis hakkas siit lausa mustaks minema. Näed, taro energia on hoopis teine, sellega tuleb teised energiad ja ingliteraapia on alati kõrge vibratsioonilisem ja valge. Et isegi näiteks pastaka võtsin, kui on ingliteraapia, siis on nagu kõik valged, kui tegin nagu taro, siis isegi halli. Et igal asjal on oma vibratsioon ja ingli energial on väga-väga kõrge vibratsioon. Nii, kui midagi on, saab rääkida. Nii, teine asi alati, mis on altaril ja kõigi soovitan muidugi tee juurde võtta või vesi. Et inglid tahavadki alati, et me tunneks ennast hästi ja nagu teilgi, et paber ja pliiats oleks juures ja ka inglite palvete kirjutamiseks on siis vaja, et oleks paber ja pliiats ja nii ka edaspidi. Et alati siis need asjad oleks olemas. Ja nagu ma ütlesin, siis
ja altarile paneme ka siis inglikujud. Mul on need alati sõbraks olnud. Ja üldse nagu nende pärast ma tegin ka inglipoe, et teil oleks kõik osta neid asju lihtsalt, mida on ingliteraapiaks vaja. Kahjuks ei ole ma need kõiki maailmast üles leidnud, mis mul endal altaril on, aga mõned elemendid on olemas. Kas või näiteks selline huvitav asi, et näiteks leheke, kuhu panna tikud. Et sa paned küünla põlema, ingli kuju juurde, küünlad, viirukid ja kui me teeme neid praktilisi tunde, siis te näete juba ise. No näiteks, muidu oli mul tavaline viiruköid, aga nüüd on lausa imeline ingli asi. Et miks ma neid räägin, et nüüd hakategi teiegi endale altarit tegema, et teisiti me ei saa õppimisega edasi minna, et kogute kokku kõik oma ingli asjad, mis teil on ja teete altari, et niimoodi saab, kui sa pühendud millessegi, siis tuleb see väga ruttu. Ja kui mul ongi siin 2 inglit, küünal, viiruk ja alati siis ees ka süke nagu anum, kus siis mul on ingli sulg, need kristallid, millega koostööd teha ja pärast paneme sinna ka alati palve. Ja mina teen kohe praegu ära, näetamegi kohe kõik, mis mina teen, seda ma teile õpetama hakkangi. Ja lihtsalt ja lõpuks, kes pühendub, sellest saabki lõpuks ingliterapeut. Ja edasi veel sellest. Nii, teemegi kõigepealt algab ja see ongi kallid, inglid, viiumärk, ma ei tea, kas on näha, kirjutad sinna ja kirjutad oma palve. Täna kirjutan, palun õnnistage meid kõiki selle ingliteraapia teel, ingliteraapia kursuse teel. Nii, kirjutad ära. Niimoodi jääb. Ja tänan teid, aamen. Kellele aamen tekitab väga suurt võõrastust kristluse pärast. Ei pea seda lisama, aga lihtsalt tänan teid. Et väga palju elemente ongi siin nagu kristlusest võib lugeda, aga tegelikult me ei ole midagi sellist ja pigem nagu ongi, et ma olen ka väga pika tee käinud lapsest peale otsinud seda Jumalat, aga kirikusega ühes uskumuses ma nagu päris otse ei leidnud, kuni leidsin siis inglitega otse ja Jumal on olemas, inglid on olemas. Aga mitte nii, nagu seal piiblis öeldakse ja mitte üldsegi ei räägi need niisugust juttu nagu piiblis, kuigi mõned elemendid ongi õiged, need õpetused seal on, aga need on kuidagi muudetud, et oleks ikka parem oli. Maksaks aga makse riigile ja kirikule ja siis allutaks selle rahva, allutaks naised ja sest alati armastav naine, ema, nendega suur maagia intuitsioon kaasas. Ja seda üritati vaigistada. Aga Jumal on alati olemas ja nagu ma siin oma raamatus Terje Mörtli ingliteraapia koos kirjutan alguses, et eestlased on alati uskunud kõrgematesse jõududesse. Nemad läksid metsa ja rääkisid seal siis. Nemad nimetasid seda nagu talumeheks või nagu oli see taevataat ja suur sulane või nagu see nagu suur peremees seal taevas. Oli tuuleema, oli kõik jõud ja nemad rääkisid nendega metsas. Et on olnud eestlastel need olemas, Jumal on alati olemas, inglid on alati olemas olnud. Neid nimetatakse teistmoodi. Ja igas kultuuris. Ja pöördutakse nende poole teiste nimedega, aga lihtsalt keel on teine. Aga abi on sama. Nii, ja siis üks väga tähtis asi, mis alati on altaril ja üldse ingliteraapias on selline asi, nagu ma nimetan seda nutupaberiks, sest et kui päriselt minna ingli energiakanalisse ja sellest õnnistust osad, siis väga paljudel tulevad pisarad silma või õnnist naeratustus, kui ei ole mingit probleemi elus, aga ikkagi enamasti tuleb nagu see õnnistav pisar. Ja sellepärast on see olemas. Nii, kui teed ingliteraapiat, kui mediteerid, ei tohi olla liiga
tühi kõht, ei tohi ka olla liiga täis ja alati on palunud inglid mul ka siis panna inimestele midagi maiustamist või nagu, et saaks nagu, et ei oleks tühi kõht. Siin on kusjuures need Marianne kommid, mis on vegan kommid. Ainult neid ma saan näiteks süüagi. Ja huvitav, et siin ma näitsin sellise vana, need asjad mulle ka ise tulnud, need on vana, et siin oli selline need kujund nagu elulill, et nad jälle sümboolne ja saab siia asju panna. Ja alati siis vesi, veeklaas, see on siis nagu mul nüüd beekering, neid meil on vahetus olnud, aga alati peab olema siis vesi ja ka midagi puidust siis. Mul on selleks siis nagu alus, coaster, nagu see tassi alus, et ka ära ei määriks seda valget lauda. Aga alati vesi, need on tegelikult ongi, et iga asi alguses, kui nad ütlesid, et need peaks laua peal olema, ma lihtsalt panin. Järgi tuli teadmine, et need on nagu 5 elementi ja need on tähtsad ja lõpuks lihtsalt praktilised. Et inimesega rääkida, peab tundma ennast hästi ja voolavalt. Ja miski ei tohi takistada ja sellepärast on ka minul alati altaril kätekreem ja huulepalsam. Ja see on rohkem nagu ingliterapeudi ja seda ma nagu kliendil, no ütleme, et kui kliendil ütlen, et ta paneks altari valmis, siis, või seda mitte isegi nimetakse kliendiks, vaid inimest, keda ma tegelikult hakan aitama, kellele elu muutub peale seda, sest kui on inglitega, mitte kunagi ei ole niisama, alati muutub ja 2 nädalat on inimene veel selles imelise energias, just nagu mingi kuldse kelguga läheks elust läbi ja saab palju rohkem õnnistusi ja abi. Seega nagu ingliteraapia, kui sa aitad teisi, siis mis iganes su elu eesmärk on, nagu tegelikult külluse teel, et nendest räägime kõigest pärast hiljem, mis on vaimsuse tee, mis on armastuse tee ja mis on külluse tee. Siis nendest kõigest räägime hiljem, aga et kui sul on mingid teised asjad seal, siis alati ingliteraapia ja vaimsus aitab sind ka teistel teedel. Nagu kui teed seda, siis ka sulle tulevad tunnistused ja inimesel on palju kergem kohe olla, kui ta on ingliteraapiat saanud. Et tekib see kristallne. Miks alati, nüüd ma mõistan ka, miks peab alati laua peal olema kristallid? Et nad alati inglid ütlevad, et sul teadmine oma kõrgemast teest oleks kristall selge. Ja kogu mõte üldse inglitel ja üldse miks me nende poole pöördume ja miks me ikka teisi inimesi aidata tahame, et nad mäletaks oma kõrgemat teed. Miks nad siia on kehastunud, miks nad on siin, mida nad tulid tegema, et nad saaks eemaldada kõik need nii-öelda tumedad negatiivsed takistused ja püsida oma kõrgemal teel. See on kogu ingliteraapia ja kogu elu eesmärk tegelikult, kogu elu mõte, et me teeme siin seda, milleks me tegelikult tulime. Ja sellepärast ongi see väga peen, et mingi inimaruga me ei saa ju näha, miks inimene siia tuli, mida ta siia tegema tuli, mida näha. Inglid näevad seda, nagu meie elu on niimoodi siin, nemad vaatavad sealt ülevalt, mida sa kõik valisid endale ennem, kuhu sa lähed ja mida sa tegema peavad. Ja nagu see palve on inglitel, et me oleks keskmes, et meile meenuks, mida me siin tegema peame. Milleks me siin oleme. Ja me saaks läbi nendest õppetundist vahepeal, millesse me jääme jänni või kui need lausa mingid tumedad jõud nagu takistavad või tumedad energiat meil elu eesmärki täita, siis nad aitavad meil seda nendega hakkama saada, neid ära laustada, mööda minna, õppetundi läbida ja see ongi. Et mida mina siis soovin teile anda, on kõik see, mida mina oma vaimsel teel olen saanud, mis mind on aidanud. Päris praktilised nõuanded, täpselt nii nagu mina, teile ehitavad oma tee. Igaüks vaata ongi, et kui sa lõpuni nagu milleski meistriks saad, siis sul tekivad omad viisid. Aga mina annan teile selle edasi, mis mind on tõeliselt aidanud saada ingliterapeudiks. Ja paremini näha selgelt nägijana, paremini aru saada
mida need olendid nagu ütelda tahavad või miks nad üldse on, miks ma neid asju näen, miks ma inimeste kohta midagi tean. Et minul algas see tegelikult, et ongi, et ma olen sündinud sellega, et mul on see kolmas silm lahti ja ma nägin vaime, ma nägin, väiksena istusin kellegi sülle ja ütlesin, mis ta peaks tegema, et ta oleks tervem, parem, õnnelikum. Miks? Ja mingi hetk, kui sain teismeliseks, siis tekkis nagu segadused ja hakati nimetama nii-öelda, et kas sa oled mingi imelik või nõid või tekkis segadus ja ma surusin oma ande nii-öelda alla. Ma ei säranud selles. Ja kõik see on tegelikult meenutus, et saada selleks, kes ma olen täna. Ja õpetangi seda, mis mul tuleb nagu peast, hingest, mida ma olen läbinud. Et kui me siin ütleme, et näiteks raamat, mis oli puhas kanaldus Peengel Gabrieliga ja kui teil ei ole, siis ma soovitan teile selle osta, kas siis e-raamatuna või kas või laenutada, et selle ajal ma hakkan palju sellest rääkima, et see nagu ma tegin ka selle kunagi Gabrieliga, ta ütles, see nagu töövahend ja ma tegelikult unistasingi, et ma saaks inimesi nagu aidata ja siis nagu teatud asju siit nagu konspekti või nagu vaadata, et see on nagu toeks, et me hakkame siin paljudest tähtsatest asjadest rääkima, mida mitte kuskil mujal ei ole. Et pärast ma ka tutvustan, milliseid raamatuid ma olen nagu soovitaksin teil lugeda, mis on mind väga aidanud ja mida võiks nagu abiks võtta. Et mitte kuskil mujal ei ole seda tšakraõppetunde, mis on siin sees ja ka äärmuste tabel on nagu, millest me hakkame palju rääkima, et ongi, et maailm on väga ilus, mõtleme kõik ainult häid tunded, ei ole ju, et kuidas need tumedad siis ja kuidas me siis neid kõiki saame 0 punkti viia. Et olla selles ingli energiakanalis. Ja kui me teame, millega meil on tegeleda, siis meil on palju lihtsam ju ka õppida. Et me anname igale takistusele nii-öelda, tal tuleb nimi, sa tead, mis õppetunnist ta on, sa tead, mis tšakra sellega tegeleda, annad värve juurde, küsid abi, kui vaja ja niimoodi saad lausa hingena nagu kõik need 33 õppetundi ära teha. Et see ei ole ka nagu mitte ainult täna mina, Terje või Mare või keegi, et saame abi, vaid et sa aitad sellega ka oma igavikulist hinge. Et saaksime rohkem neid õppetunde läbi teha. Võib-olla mõni saab tõesti isegi palju kaugemale kui mina nendes õppetundide. Vähemalt ütleme vaimsetes, et mõnedes pärast räägin teile, kus mul ka on nagu, kus nii kõrgele ei ole arenenud, kui ütleme see kroonsak. Et ma, kolmas ilme näiteks, et ma saan ühendust võtta inglitega teile õpetama tulla. Et ma vääriks seda üldse. Jah. Hingame. Nüüd korra puristasin nagu kõik ette ära, 21 minutit ühe hingetõmpega ja et hakkamegi nii, aga hakkame siis sellest, mis ma jõudsingi, et raamatu soovitan seda, et me räägime ja tõsiselt õpime ja loodangi, et teist saab ingliterapeut. Äkki teeme koos inglitoad, just nagu teile sobivas linna või ongi Tallinn, Tartu või kus teeme inglitoad. Mul on alati unistus inglitoast, siis saaksime koos teha. Mul on MTÜ Ingliabiselts. Äkki tõsiselt teeme imelise ühingu, tulevad imelised inimesed ja saame koos aidata inimesi. Näiteks ma loodan, et näiteks niisugune asi, et kui ongi, et MTÜ Ingliabiselts või see, et inglitega muidugi inimesi aidata üksikult või nagu, aga saab ka suuresti näiteks aidata kaudselt. Näiteks ma olen mõelnud, et näiteks kohalikus linnas pargi korda teha, et igaüks saaks mööda minnes ennast aidata looduses olles. Et see on nagu kuhu minna. Ja nüüd siis ongi, et minu nagu põhimine õpetus või kuidas mina näen ja mida ma teile siis edasi annan ja loodan, et nüüd kui püüdsin, et te saate samamoodi nagu uksest sisse ja näha seda, mida seda ingliteraapia nagu, mis on visualiseerimises seda kohta, et viin teid siis nagu sinna ja seal on siis niimoodi, et ma näen inimese keha, tema keha, seal ümber on siis ka, kui saab keha sisse minna, on aura, on inglid, on asjad siis ümber ja siis õpetangi seda nagu kõike puhastama.
mõnikord ongi seda nii palju mõnele inimesele, et ega nende teede peal enne ei saagi, kui kõik keha ümbert on ära võetud. Siis on, selle peabki puhtaks tegema, mis näeb seda imelist hinge. Sa jätad need meelde kõik, mis seal ümber on ja siis on need erilised teed. On külluse tee, mis nagu minu pärast läheb, nagu see on rohekas, kuldne. Armastuse tee, mis on roosa, kuldne ja vaimsuse tee, mis on siis nagu sinakas, valge, kuldne, nagu selle raamatu värvid. Ja meie olemegi siis teie kõigiga vaimsel teel, muidu te poleks siin ja inglid on siis üks osa sellest. Ja seal on siis, ütleme, vaimsel teel, kui te ka pärast õpite nägema, ta on nagu minu jaoks, teie jaoks võib teistmoodi, natuke teise, aga tuleb siuke vaimne koht ja sinna kerkivadki siis pildid või näiteks inglid, hoiavad käes raamatut, algust ma ei saanud aru, mida see tähendab, miks Gabriel tuleb nagu sellise ingli kujuga, sest ma olen harjunud, sest mul oli see mugav näha. Muidu nad ongi tegelikult nagu sellised, ütleme nagu, kui siit nagu hajutatult ja siis nagu tiivad ongi nagu see energia ja siis nad alati nagu näitavad käsi ja nad ongi niimoodi nagu pikad, et nii nagu näevad lapsed või nagu nad on. Ja hoidis käes siis Gabriel sellist raamatut mul alati. Teil on ka kindlasti sealt teatud sümbolid, mida me siis, mina õpetan, vaatan me kõik koos, siis nagu ongi, et vaata tuleb see tund, kus ma tegelen ainult sinuga, siis ma vaatangi, mis sul on täpselt seal ja mis pead tegema. Ja siis meil tuleb ka selline tund, kus ma siis nagu ainult keskendun sulle, treenime sind, et sa saad seda nägema, seda, mis ma näen. Et alati, kui teine on juures, kes oskab seda, see on kergem. Et miks on see meistrit vaja, vaimne õpetaja, mida ma tahangi teile pakkuda, päriselt näha ja kui miskit on raske koht, siis ma aitan sealt nagu üle, tegeleme, kuni sa näed seda pilti. Et see on nagu meie eesmärk päriselt jõuda selleni. Ja kui on nagu eeldused olemas, siis ma arvan, et see ei ole kellelgi raske, et ma olen nagu varem ka teinud koolitusi ja peaaegu enamus oli lõpuks nagu ühe päevaga me saime Pärnus juba automaatse kirjutamisega, et inglile kirja kirjutada. Välja arvatud üks inimene, kes peale aastate pikkust pole siiamaani väga kaugele arenenud, aga noor hing, et ka nii võib juhtuda. Aga teised kõik said ja nüüd kõigil on vähemalt see oskus olemas. Nii et päriselt teeme, päriselt õpime. Teemegi nii, et päriselt saad ingliterapeudiks, näha ingleid, aidata inimesi inglitega. Ongi eelkõige oma lähedasi ja siis nagu inglid ikka, nad hakkavad juhatama sinu juurde need inimesed, keda saad aidata. Võta või iga inglikaart, et kohe juhatatakse sinu juurde inimesed, keda sa saad aidata, valgust jagada õigel ajal, õiges kohas. Lähed nagu valgusse teenistusse ja nii ta ongi. Oled ise särav, inimesi saadetakse su juurde, kui sa oled õiges energias ja kõik läheb aina edasi. Muidugi samal ajal teed oma elu eesmärki, hoolitsed suleks leib laual, hoolitsed oma pere ja armsamate eest ja siis tegutsed vaimse teega. Ja muidugi keha annab mõista, siis tuleb kehaga tegeleda. Tervendamine on nagu teine tee, mida me ka ikka puudutame, sellepärast, et keha peab olema ju korras, me peame tundma ennast hästi. Jah. Ühe asja pean veel näitama, üks tähtis asi ingliteraapias, mida ma isegi, kui ma olen teisel linnal käinud, võtan kaasa oma kallid inglid kahekesti ja teki. Ingliteraapia teki, panen inimesele teki peale, et see meditatsioon ingliteraapias on minu jaoks nagu kõige tähtsam. Mina aitan niimoodi. Ja vahepeal ma tundubki, et jah, see olegi see, mida mina ütlen või teen. Inglid teevad sel ajal. Ja minu jaoks alati mis imelisi ingli kogemusi inimesed saavad, kui ma juhatan nad sinna ingli alale ja nad saavad ise seal inglite sõnumeid vastu võtta. Et siis me õpimegi nägema, et kõigepealt ma näitan veel sulle, et sügavalt, et sa oleks sellel imelisel alal, et on mõnikord niimoodi, kui inimene nagu väga raskes seisus või väga närvis või siis ta ei näe seda. Et aga see on esimene samm, et meie peame vähemalt
sinuga saama nii kaugele, et sina kindlasti näeksid seal, ma ju aitan ja sa oled seal ja teine samm on siis veel, kus sa ise lähed sinna, sinna tervendamise kanali ja näed siis kedagi teist, et siis tekk ja padi. Mul oli tegelikult, siin all see padi, taheti padi, see on ka juba inglitoast saati. Mul oli ka üks imeline ingli padjapüürgi, aga rohkem ei ole. Et on ikka kogunenud aastatega imelised ingli asjad, mis aitavad meid. Et siis mis raamatuid ma tutvustaksin ja kes on mind päriselt aidanud, on need 2 raamatut, tervendamine ingli ja need kaardid. Et ma olen neid ka rääkinud kuskil, need on nagu tõelise ingli imena mulle tulnud. Mulle tundus, et mul ei ole raha ja siis mul nagu just oli, et ma läksin sinna riiuli juurde, ma seisin seal, ma ei saanud ära tulla, kui ma ennem need ära ostsin ja terve elu muutus sellest hetkest, kuni ma tegin siin otsuse, ma ostsin ära need ükskord raamatu ja siis pärast kaardipaki ja imed hakkasid tulema ja nüüd täna ma olen siin, sellest on möödas ja mu elu on imeliseks läinud ühest väiksest imelisest sammust ja ma tundsin nii head tunnet ja siis ma kuulsin kohe ingli häält, kes soovitas, et ma saan seda endale lubada, ma ostaksin selle ära. Ma küll vaidlesin juba talle vastu, et ma tihti vaidlen, aga nüüd ma olen õppinud usaldama, et kui ma nagu seisan seal ees millegile liimitud ja nad soovitavad seda osta, siis alati midagi imelist saab sellest alguse ja see on ainult algus, see on teekond ja tasub neid ikka kuulata. Et Doreen Virtue, tänaseks tema enam ei ole nagu ingliterapeut ja on läinud kristlaseks ja isegi olen palunud, et need kaardid nagu ära koristatakse ja üldse pole enam sellel teel, millest on nagu siiralt kahju, aga oma elu eesmärkide ju täitis, mind ta aitas sellele teele, nii kui ma selle raamatu sain, oli hops inglid mu elus ja vaimude asemel, nägemise segaduse asemel tuli mulle rahu ja selgus ja ma läksin imelisele teele, ingliteraapia teele. Teiseks, ma soovitan nüüd ongi, et mis mind aitas ja ka teid, kui lähed teele, see ei ole kerge. Ja sa hoiad midagi, mis meenutab ingleid alati. Naistel on alati suured käekotid ja mina panin alati selle raamatu ja need kaardid käekoti ja tee peal vaatasin autonumbreid ja siin taga on see numeroloogia ja kohe vaatasin, mis see tähendab. Algul tuligi muutke mõtlemist, muutke seda ja pärast hakkasid tulema need positiivsemad märgid. Ja nii tore oli niimoodi alustada. Et siin on palju asju, mida ma soovitan. Müügil, ma ei tea, kas seda enam kuskil on, aga alati on ju kõik, kuskil need raamatud ju olemas on. Raamatukogus on, võib-olla on inglise keeles veel, kuskilt äkki leiate, et siis selle ma soovitan. Kaardipaki soovitan võtta. Kas selle või sellel raamatul oli ka kaardipakk, selle ma andsin oma tütrele. Ja siin on jälle väga hea asi lõpus, mis Doreen räägib, selgelt nägemisest ja see lõpuosa ja kuidas see, ja esimene asi, et kui te hakkate näiteks inglitega rääkima, siis minu jaoks oli ka näiteks see, et mida inglid, kuidas nad räägivad mingi teema kohta, näiteks kui inimene küsib, eks siin tuli, kellelgi on järelikult vaja, kas töine läbipõlemine või keha tervendamine, et kui te tahate midagi enda jaoks küsida või kuidas siis inglid vastavad, et kuidas nende see käekiri nii-öelda on ja minu jaoks oligi see suureks imeks ja üllatuseks, et vaat niimoodi nad ju räägivadki ja tundsin selles ära selle tõe. Veel on mulle meeldinud Lorna Prein raamat Inglid meie juustes, mida ma isegi võtsin raamatukogust ja lugesin läbi. Ja seal ma tundsin tõesti ingli energiat ja tahtsin seda lugeda ja soovitan teilegi. Aga jah, selle ma soovitan siis, et kui sa soovid õppida terjemeelt, ingliteravat, võtame selle raamatu ja õpime selle läbi, et hoida seda käes. Siin on palju õpetusi, üheks eriliseks õpetuseks, mida ma nagu nii palju reklaaminud, aga lapsest peale ma olen rääkinud Jumalaga. Ja siin on ka see koht, kus siis ma küsin Jumala käest, et kuidas elada õnnelikku elu, harmoonilist elu ja tema siis räägib need päeva elemendid läbi. Et vahepeal ma siis ikka ka ütlen juurde, ilma Jumalata ju ei saa ingleid.
et inglid ongi abiks, et aidata Jumalal seda maailma luua, aidata meid, tema lapsi, Jumala lapsi, meie imelisi hingi, kes me siia oleme kehastanud, me oleme kõik. Et nii kui sa päriselt saad teada, et sa oled tegelikult looja, sa oled Jumala laps ja inglid on sulle abiks, sul on kaitseinglid. See ongi imeline elu, see ongi, et sa oled kaitstud, hoitud ja mis sul siis teha? No, kui tulevad raskused, on ju, või tulevad need tumedad jõud, siis unustame kõik ära, või tuleb see depressioon või ärevushäired, siis me ei näe seda. Me täitume nagu mina teen ingliteraapias, ma näen, et inimesed täitub musta, halli energiaga ja see valgus ei tule sealt läbi ja ta ei näe seda ja ta ongi selles tumedas energias tulevad tumedad mõtted, kui antakse. See on väga-väga raske. Ma mõistan seda täielikult. Me ei mõista kunagi nagu hukka, inglid ütle kunagi halvasti ja nad aitavad ja nende poole pöördumegi, et tunneli lõpus oleks valgus, et igas kõige tumedamaski olukorras on alati valguskiir, silver lining, et saada sellest välja, et õppida, kasvada. Aga me peame olema siis vaprad, mõistlikud, mõõdukad, meelekindlad, täis usku, lootust ja armastust. Need on voorused, neid oleme siis, ka kristlikkus on need olemas, aga need ongi kõige tugevamad energiad. Neid esindavad ka peainglid, usk, lootus, usk nagu sümboliseeriks peaingel Gabrieli, armastus, peaingel Samuel ja lootus, tervis, peaingel Rafael. Me õpime, et igal nagu kõrgel tundel on ka madalam tunne, igale peainglile vastab nii-öelda ka peateemon ja igal tšakral on omad õppetunnid, on siis valged ja on tumedad. Aga nagu Jumal ütleb, milleks me jääme sinna kinni, miks te jääte kinni sinna lapse? Minge nagu palus rutem läbi, omandage õppetund ja minge läbi, et milleks jääda sinna tumedas igat aspekti katsetama. Ja sellepärast on ka inglid, et aidata meid sealt välja, aidata teisi inimesi välja, püsida valguses, püsida kõrges vibratsioonis, näha mõnikord ka tõde, illusioonidest vaba tõde, et luua korraks nagu taeva ja paradiisi siia maa peale. Ingli energia nimeline, ingli energia nii võrratu, tahaks seal kogu aeg olla, kuid tihti ei saa hoida ainult seda ingli energiat, vaid see imeline tunne tuleb siis enne ingliteraapiat, ingliteraapia ajal ja ka peale seda, kui saad need kingitused nii-öelda elult. Ja siis pead minema sellisele tegelikult tugevale kohal olema, sellise külluse tee ja kehaga, et ma olen kohal, ma olen siin, ma olen õnnelik. Siin ainult saab nautida, nuusutada õhku, päikesepaistet, armastada ja süüa, kanda riideid. Ja kui lõpuks need tumedad lähevad nii ära, et 60% ajast oleksime nagu rõõmsamad, siis läheb elu edasi, mille saame oma elu eesmärki täita ja kõik saavad sellest õnnistusest osa. Ja sellepärast on ka meie töö, meie ülesanne, et oleks veelgi enam selliseid inimesi, kes rakendavad oma elu eesmärki, mis on tegelikult õnnistuseks kõigile, sellele samale kohale, kus sa oled, ühiskonnale, universumile, kõigile, ühiskonnale, kogu planeedile, on vaja seda annet. Ja jõuame nüüd oma mõttega jälle tagasi, et ka ma rääkisin nagu inglitest ja et altar, et ilma nagu mul ka siin praegu viiruk käib, ilma selleta, et viiruk, siis, et esimesed räägime ka viiruk, ilma viirukita ma ei saa, ilma küünlata ma ei saa, et paned viiruki põlema, et ajada ära tumedad jõud. Ja esimene ingel siis ongi, kelle poole üldse pöörduda kähku, kui sa hakkad rääkima, on peaingel Miikael. Need, ma olen selle üle olema küll, kui ma neid kätte sain, ma olin nii õnnelik, et ma olen oma tee ja vaimsusega jõudnud nii kaugele, et ma tegin nagu inglipoet just ongi, et kui ma kogu aeg inglit
õpetan, et pange altar valmis, tehke seda, saadan nad siis maailmale igale poole otsima neid asju. Olen siis püüelnud selle poole, et inimene saaks siis osta inglipoest neid asju. Ja kui me saime need, siis need on inimesed, kes usuvad inglitesse ja teevad ingliviirukid ja siin, nendel on see, et vahepeal hakkab viiruku astustel nagu väga, nagu ütleme, tehislik või niimoodi, et need on eeterlikõlidega, need ma ise kannatan nüüd väga hästi, need väga meeldivad, tõsiselt meeldivad lõhnad, head eeterlikud õlid ja ongi siis, on veel rohkem, aga on peaingel Miikael, Rafael, Samuel ja minu praegu õpetaja peaingel Gabriel. See on päris kinnine. Ma pean võtma lahti selle. Et ma olen sellises kotis ja et need peavad saama siis, või ongi saanud siis meie töövahenditeks. Ma pean ikka lahti tegema. Mul ei ole mingit nuga siin, aga pole midagi, saime hakkama. See avamine on ka jälle osa kõigest, osa sinu ingliteraapiast. Ja ongi, et miski asi ei tohi sind viia ingliteraapia ajal endast välja, et mõte hakkab võib-olla rääkima, ma peaks käärid, ma peaks tooma, ma ei teinud seda midagi või ma polnud valmistunud. Ei, me õpime kõik need mõtted vaigistad ära. Oled ka iseenda vastu hell ja mõistav samal ajal. Miski pole kunagi kadunud, miskit ei pea tegema. On rahu. Uus pakk. See on sellise võrratu männi lõhnaga. Siuke paksem. Ja teeb ka palju tossu muidugi. Ja ütleme, tavalolukorras ma ei taluks seda, aga kui ma lähen ingliteraapiasse, siis ma alati nagu teen veits nalja, et mõni ütleb, miks selle viiruki peab panema? Ma ütlen, ma tahan sind natuke uimastada. Et siit maailmast nagu ära. Et aitab kõrgemale pürgida need eeterlikud õlid, avavad meie meeled. Sel juhul meie kõrgemad meeled, milleks siis on haistmine, nägemine, kuulmine, tajumine. Kohe lõhn jõuab kuskile, see aitab, ta puhastab ära kõik tumedad energiad meie ümbert ja on hea jätkata. Teeme ikka ilusa trooni endale siia, panen selle taha. Kui ilus kuldne taust meil on, nagu ongi näed kuldne. Ja need põhiinglid ongi siis kellega, sest me hakkame rääkima, kelle poole on abi vaja, siis kutsud peaingel Miikaeli enda juurde. Ta puhastab ära kõik tumedatest energiatest. Kutsud enda juurde peaingel Rafaeli, kes su keha tervendad, et sa ennast hästi tunneks. Samueli, et üldse oleks sul seda armastust, et teisi inimesi aidata. Ja muidugi, et kuulda siis hästi inglite sõnumeid, et see tšakra ühendus oleks puhas terve, võtta häid sõnumid vastu, meil tuleb appi peaingel Gabriel. Et siis ongi, et aga kas minu või kellegi teise juures soovitan siis osta viirukid, panna see siis, meil läheb natuke üle, aga ma plaanisingi nagu tegelikult, et ma ei saa ära rääkida kõike, et tegime tunnise, et see tähendas mingit asju seal juurde ja, aga et jah, nii viiruk elus siin ta suitseb meil ja puhastab meid siis küünlad. Üks selline asi on mul ka olnud hästi kaua inglipoe algusest ja siin on minu küünlavaru. Ilma nendeta ka ei saa. Ja suled. Imelised, mis te leiate, võite koguda need inglimärgid. Need on tulnud mulle imelistena. Võrratud need suled, võrratud inglimärgid ja mõned pisemad ja mõned suuremad ja praegu mul on siin ka enda nagu pere kasutuseks. Muidu ma alati kasutan täiesti valget, nagu rituaalis, valget teeküünalt täiesti tavalist. Aga kui ma iseenda palveid teen või kodus teen, siis ma kasutan lõhnaomasid. Mul praegu
ma olen vaimustus vaniljast ja kaneelist. Et kas ongi see, et ma tunnen hommikul, kui ma alustan päeva, siis ma teen akna lahti ja nuusutan seda lehti ja täna ma mõtlesingi, et ongi nagu vanilja ja kaneel on nende kõdunevate või nagu langevate lehtede lõhn ja see komfortib, et lihtsalt ei vaata, vaid tõsiselt hingad, et nagu see Gabriel mul õpetas, teed akna lahti, ükskõik kus sa oled ja hingad seda hästi sügavalt sisse ja välja. Teed akna lahti ja tunned seda imelist lõhna. Et siis küünal ja viiruk on meie esimesed abilised, ilma milleta ei saa. Muidugi ka ingli uju. Mul on Terje Möldri ingliteraapias on ka see, et kuidas võtta osa ingliteraapiast on, milliseid esemeid on sinna vaja. On see olemas. Raamatus on olemas see nimekiri ja muidugi me nagu kordame seda ka iga tund. Ma loodan, et te jäite selle esimese tunniga rahule, saite kõigest aru ja me hakkame laivis kohtama siis iga nädal, et oleks kogu aeg see ingli energia, räägime midagi juurde ja peame siis ka päriselt kohtuma, milleks siis nagu inglid juhatavad, lepime siis konkreetsed ajad kokku, et ma päriseks saaks aidata. Tahaks teid nagu teeme vahepeal ka kaugteraapiat, kui midagi läheb raskeks või midagi, siis alati ma olen olemas, et teha seda ingliteraapia seanssi, mida sa hakkad õpetama, et sa ise saaksid seda, et püsida siis, põhieesmärk ongi, et püsida sellel kõrgel vibratsioonil, õppida see kätte, need asjad, kuidas seda teha, mina näitan oma ja siis lõpuks viin su sinna, nagu see ongi siuke, ma tean, et inglid annavad selle konkreetse pühitsuse ja selle nii-öelda taevaliku loa inimesi aidata, teha ingliteraapiat ja saadki nagu siis mõttemaailmas, et üks hetk mul seda ei olnud ja nüüd mul on see imeline ruum nagu meditatsioonis, kuhu ma lähen ja kus ma saan siis inimesi tervendada ja aidata. Ja ma loodan, et teie saate ka selle. Ja uskuge mind, inglitega on kõik imeline, lihtne ja kerge, teis rõõmu, armastust, kogu teie elu muutub paremaks igas eluvaldkonnas, isegi kõige raskemana näivad probleemid hakkavad lahenema kergelt, imeliselt ja lihtsalt, sest inglid on imelised. Ja meil ongi nüüd esimeseks korraks kõik. Kui on küsimusi, nüüd ma olen valmis neile vastama, võite kohe mulle siia kirjutada, võite ka mulle Facebookis Terje Möldri ingliteraapiat chati sinna kirjutada, kas tagasisidet või kuidas te tundsite või midagi enda kohta, et me saaks nagu rohkem teada, et täna ma ootaks küll teilt tagasisidet, et ise ka esimest korda ja tahaks nagu teiega rohkem ühilduda, et jah, et kerge on laivis, aga samas nagu ma ei tunne teid, et ma rääkisin, aga väga vähesid ma tegelikult tunnen praegu või kelle energia mul üldse tuleb, et niimoodi nagu saigi üldiselt räägitud ja õpetustest, et tahaks nagu rohkem teid nagu tunda, et ilmselt pärast, kui me lähme natuke julgemaks, me peame ikka kõik piltidega olema, et ma saaks nagu õpetada ja kui me oleme nagu ka korra kokku saanud ja teed joonud koos ja päriselt nagu koos olnud, siis läheb see teistmoodi ja ma tõsiselt soovin, et meil tuleks siuke tore grupp, kellega ongi tõesti tore koos olla ja koos teemegi selle läbi ja kõik koos saame ingliteraapiat, ja võib-olla pärast teeme veel kõik koos ingliteraapiat. Et niimoodi aidati kord mind ja mina nüüd aitan teid. Et jah, et ootan küsimusi või et võite kirjutada.
kas siia kohe või siis privaatselt. Ja ongi siis see imeline esimene kord läbi. Võtsin sellest pikalt hoogu, et Ingrid juba rääkisid kevadel, et võiks. Aga ega nagu ma ütlengi, et see nagu ime, et te siia saite ja hopsti oletegi siin ja et tavaliselt see nagu ei ole kerge. Või on teil kõik kerge ja mina ainuke rabelen siin oma tumedatega. Ja nüüd ongi siis esimene tund tehtud, imeline ingli teraapia, imeline ingli energia. Ja järgmiste kohtumisteni.